Aeg-ajalt näib, et armastus surmaga käe kõrval käib. Harjumaal Keila uue staadioni tagusel matkarajal ehk niinimetatud Tankimäel märkasid inimesed ringi kakerdavaid rebasebeebisid. Vaatepilt tundus kahtlane, sest nii tillukesi olevusi ei laseks vanemad veel oma päiringi uitama. On hetki, mil näib, et kõik, mis sa suudad, on korraga läinud. Kahtlustati, et rebaseemme on ilmselt autorataste all oma lõpu leidnud või olid vanemad koerte hirmus oma järeltulijad lihtsalt hüljanud. Ka loomadest väga hoolivale Laurale jäid rebasepoisid ühe jalutuskäigu ajal silma. Kõigepealt märkas rebasepoega minu tütar, kes käis koeraga jalutamas. Ta käib siin päris tihti ja nägi niisugust pisikest rebasepoega ja kurtis muret, et ei tea, mis võiks olla, et miks selline väikene üksinda kakerdab ja äkki ikka emaga on midagi juhtunud ja mina rahustasin maha, ütlesin, et las ta olla, et kindlasti ema on kuskil jahil ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis ikkagi hakkas süda valutama, siis tulime järgmisel päeval uuesti ja siis oli juba 3 rebasepoega. Sedasi kurvalt haugatasid ja käisid ringi. Esialgu lootsid Laura ja Svea, et ehk rebasevanemad ikka ilmuvad välja. Aga võta näpust, polnud neid kuskil. Paari päeva möödudes hakati abi otsima. Kõne Keskkonnakaitse Inspektsiooni telefonile 1313 oli puhas aja raiskamine. Keskkonnainspektsioon ütles suhteliselt lühidalt ja konkreetselt, et meie loomadega ei tegele ja ei pakkunud isegi ka sellist varianti, et kes siis võiks tegeleda või kuhu tuleks helistada. No appi tulid loomakaitsjad ja nemad siis ka uurisid asja ja jõudsid ikka ka veendumusele, et need on sedasi omapäi jäetud rebasekutsikad, kes on näljased ja ilma vanemateta ja arvasid, et võiks neile abi osutada ja nad siis loomadele turvakodusse toimetada. Loomakaitsjad siiski kohe ei sekkunud, vaid paigaldasid algatuseks videokaamera. Tuli ju raudpolt kindel olla, et rebaselaste emmetissid seal tõesti liikumas pole. Olles veendunud, et esivanemaid tõesti pole, otsustati lõpuks rebasehakatised kinni püüda. Esimesel õhtul saadigi kätte 2 rebasepoissi ja nad pandi puuri. Ilmselgelt selle üle nad ei rõõmustanud. Sellest andis aimu ka vihane urin. Ühte kõige aremat aga kätte ei saadudki. Loomakaitsjad otsustasid, et tullakse veel kord tagasi ja jätkatakse, kuni kõik rebasetited käes. Aga nende jaoks, kes juba kinni püütud, möödus öö võõras kohas rahulikult. Hommikul lasti rebasejutsid hoovi peale jalutama. Arglikult astusid nad uut kohta uurima, tuiasid mööda aeda, aga tundus, et eriti neile see siiski ei meeldinud. Liiga lagevist tundus see õu. Polnud ju ka kuhugi varjuda. Inimest noored metsaasukad aga enam ei peljanudki. Hommikul mindi maha jäänud jutsile järgi. Arglik loomake näitas end kivide varjust, aga kätte end ei andnud. Ei aidanud siin söök ega palvetamine. Rebasepoiss jäi kaitsvate kivide alla. Lõpuks siiski õnnestus ka viimane rebasepoeg kätte saada. Tõsi, see võttis ei rohkem ega vähem kui 4 tundi aega. Mis neist Reino Vadaritest nüüd siis edasi saab? No täna, homme nad on minu juures veel ja ülehomme on variant võimalus nad saata ära Nigula turvakodusse. Nendega tegeldakse väga asjatundlikult, esiteks, et nad ei hakkaks inimest nagu omaks pidama, metsikult ühesõnaga. Ei lasta neile kedagi ligi, inimesi vähemalt. Ei mängita nendega nagu mänguasjadega, vaid toimesse asjalikult ja siis, kui nad on juba elujõulised, on võimalust ise endaga hakkama saama, lastakse nad siis Nigula rabadesse lahti või metsadesse. Millal see umbes juhtuda võib? No ma arvan, et see ei juhtu mitte enne sügist.
Rebaste jooksuaeg on veebruaris ja kutsikad sünnivad aprillis. Pesakonnas on reeglina 3-5 beebit. Kuigi nägema hakkavad nad juba paari nädalaselt, siis algul on nad ikka üsna abitud. Urust tulevad nad välja umbes mai lõpus, juuni alguses. Siis hakatakse mõlema vanema käe all ka elutarkusi omandama. Rebasekutsikad on väga julged ja uudishimulikud. Ei pelga nad eriti ka inimest. Kuidas aga oleks õige käituda, kui oma elamise lähedalt leiate just sellised vahvad naabrid? Ta ei tohiks mingil juhul, kui see loom on liikumisvõimeline, on näha, et ta ei ole vigastatud, siis ta mingil juhul ei tohiks seda looma tuua metsast ära, sest ei ole sugugi kindel, et näiteks väikese rebasekutsika või jänesepoja vanemad ei ole kuskil läheduses. Meie siin hetkel oleme jälginud neid loomakesi mitu päeva ja videokaamera on olnud üleval, on nad täiesti absoluutselt kindel, et neid vanemaid enam mingil põhjusel ei ole siin ja sellepärast need loomad tuuakse metsast välja. Ja ma ütleksin ka võib-olla nendele inimestele, kes arvavad, et loomad elavad metsas, inimene sinna sekkuda ei tohi ja kui looma ähvardab surm, on see looduslik valik ja mis siis ikka. Ma ütleksin, et jah, tõepoolest, kui kull viib ära väikese rebasepoja, siis on see looduslik valik, aga suurte linnade juures on inimese ja looduse kontakt sedavõrd tihe, et me ei tea näiteks, et need rebasekutsikate vanemad ei ole jäänud auto alla või et mingi suur koer ei ole neid rünnanud ja samamoodi on need kutsikad praegu siin ohus, kui me näeme, et nad on surmaohus, sest nad ei suuda ise hankida toitu ja lisaks on siin väga tihe jalgrada ja võivad ohustada väikesed lapsed, kes siin käivad mängimas ja nii edasi, siis me ei tohi jätta neid kutsikaid siia saatuse hooleks, sest see sel juhul ei oleks looduslik valik, vaid ikkagi inimese käsi looma vastu. Ja ma ütleks ka seda, et kui me näeme väikest hüljatud inimlast, siis me ei kipu seda looduslikuks valikuks nimetama, vaid võtame ta tänavalt üles ja päästame ära. Ma arvan, et sellisel puhul nagu siin praegune, me peame seda sama ka väikese loomaga tegema. Ärge nüüd kaklema mingi siis.